Käisin sel nädalal Muhumaal, sest mitte ükski meie Europarlamendi saadikutest on 20 aasta jooksul kunagi esindanud vähemalt 5% Eesti inimestest. Selle 5% esindamise asemel oleme saatnud Euroopa Liidu parlamenti neid, kes Ukraina territoriaalse terviklikkuse eest võideldes end paksemaks sõid, unustades mainida, et nad võitlesid sama ägedalt Putini 5% eest territooriumist loovutamisel nimel. Oleme saatnud Euroliidu parlamenti 2 esindajat, kes Eesti välisministritena astusid Putini poolele Eesti-Vene piiri küsimuses. Ka täna esitavad erakonnad parlamendikandidaate, kes on põhimõtteliselt riigi ja kodanike reeturid, unustades Eesti rahvast ja vara, mis on Eesti juriidilises piiri sees, kuid Putini de facto piiri taga. 20 aasta jooksul pole ükski meie Euroopa Liidu parlamendi esindaja tõstetanud Brüsselis Eesti territoriaalse terviklikkuse küsimust, kuigi iga istungil arutakse Ukraina kaitset. Oleme nüüd seisus, kus vähemalt üks põlvkond eestlasi ei tea, et Ivangorod on legitiimselt Jaanilinn ja Petserimaa on juba kadunud mälestustest. Tuleb meeles pidada, et meie kaasmaalased, nende pered, kodud, talud ja ettevõtted tõmmati riiki, mis kaotas sõja meie vabadusvõitlejatele ja on nüüdseks välja kujunenud erakondade poolt unustatud. Mitte ainult pole ükski erakonna saadik Euroopa Parlamendis tõstnud Eesti varastatud territooriumist probleemi, isegi nüüd, kui Venemaa nihutab Peipsi järve piirimärke, et rohkem territooriumit Eestilt varastada. Millist õigest teest me räägime? Milline kindel Eesti Euroopas on, kui nad jätavad tänapäevani 5% rahvast ja vara unarusse? Ja ilma Euroopa Parlamendis protestita. Tähtis on lahti seletada, miks ma selle teema seon oma Muhu saare küllakäiguga. Juba mitu aastat tagasi oli väike grupp rahvuslasi, kes tähistasid Jaan Poska tööd, Tartu rahulepingut, Eesti vabaduse saavutamist ja mälestamine kadunud Peipsi tagust Eestit. Käisime rahvamajades, raamatukogudes ja konverentsisaalides, kus pidasime kõned, näitasime slaide ja videod ja üks eestvedajatest oli Petserimaa ajaloolane Aldo Kals ja tema oli nõus minule tegema lühikese iseloomustuse video, sest Aldo ja tema abikaasa puhkasid Muhul, läksin mina saarele videot salvestama. Aldo tuletas mul seal meelde, kuidas me koos Rein Kochi ja Jüri Estemiga oma ettekandeid esitasime. Aldo talu õues mina proovisin salvestada videot, kuid ülesvõte oli neetud. Katsetusvideo sai salvestatud, aga kuidagi mina rikkusin päris võtte. Paari päeva pärast kohtun nüüd jälle Aldoga Tartus ja loodan, et siis salvestus õnnestub. Aga seni, kui teie toetate Eesti territooriumi taastamist, siis võtke teada, et erinevalt ülejäänud kandidaatidest olen mina ainuke kandidaat, kes on Eesti territoriaalse terviklikkuse teemaga tegelenud ja juhin sellele küsimusele Euroopa Parlamendi tähelepanu igal ametiaja aastal. 20 aastat meie erakondade tegevusetust jätkub, kui toetate nii erakonna kandidaate kui ka teisi üksikkandidaate.